Tervist! Kui sa küsid oma tuttavatelt, milline on normaalne vererõhk, siis saad vastuseks üldiselt, et kui ülemine näitaja ehk süstoolne vererõhk on alla 140 ja alumine ehk diastoolne vererõhk alla 90, siis on kõik korras. Ja laias laastus sama tulemuse saad sa ka siis, kui sa seda küsimust guugeldad. Samal arvamusel on ka üllatavalt suur hulk arste ja on väga suur tõenäosus, et kui sa oled näiteks juba 40-ndates eluaastates ja lähed perearsti juurde ja su vererõhu näitajad on näiteks 135/85, siis ütleb su arst, et see on täitsa okei, sest kui inimene saab vanemaks, siis tema arterid jäigastuvad ja tema vererõhk peabki olema kõrgel. No, noored ja säravate silmadega arstid, kes loevad teadusuuringuid ja käivad konverentsidel, sulle sellist jama ei aja. Aga kui su perearst läheneb 100 ja on oma hariduse saanud ja seda viimati täiendanud aastal 1965 Tomski riiklikus veterinaariakliinikus, no siis sa võid sellist lauset kuulda küll. Tegelikult me teame juba vähemalt 4-5 aastat, et selline vererõhu tase ei ole okei. Ja varem normaalseks peetud vererõhk on tegelikult sinu tervisele, kusjuures nii füüsilisele tervisele kui vaimsele tervisele ja isegi elule ülimalt ohtlik. Ma selgitan tänases videos pikemalt, millel mu see väide põhineb ja annan ka mõned praktilised soovitused, kuidas vererõhku lihtsate meetoditega ilma ravimiteta alandada. Nagu ma ütlesin, on vererõhku kuni 140/90 peetud alates keskeast ja eriti kõrgemas vanuses täiesti normaalseks väga pikalt. Ja kuigi põhjendatud kahtluseid on ses osas olnud ka varem, selgus väga paljude ka teadlaste ja meedikute jaoks tõde aastal 2021, mil ilmus see teadustöö, mille raames leiti 9361 inimest, kellel oli kõrgendatud südame-veresoonkonna haiguste risk, ent kellel ei olnud diagnoositud varem diabeeti ja kellel ei olnud meditsiini ajaloos ja CV-s kirjas insulti. Ja kes jagati 2 rühma, esimese rühma liikmete süstoolset ehk siis ülemist vererõhku hoiti ravimitega allpool varem ohtlikkuse piiriks peetavat 140 ja teise grupi liikmete sama näitajat allpool 120. Kui andmed kokku löödi, siis oli tulemus üsna üllatav, sest alla 120 grupis esines võrrelduna alla 140 grupiga infarkti, insulti, ägedat südamepuudulikkust ja südame-veresoonkonna haigustest põhjustatud surmajuhtumeid koguni 27% vähem, mis on tegelikult, kui sa nüüd mõtlema hakkad, metsikult suur riskilangus. Ja veelgi metsikum arv, kui sa mõtlema hakkad, on -25%, mis tähistab eraldi võetuna vähenenud riski surra mõnda tüüpi südamehaigusesse, kui sa viid oma süstoolse vererõhu alla 120 versus siis alla 140. Järgmiseks väga oluliseks verstapostiks antud valdkonnas oli see aastast 2024 pärinev teadustöö, millesse kaasati isegi rohkem, 11 255 inimest, kellest osadel oli vastupidiselt eelmisele uuringule diabeet või oli neil varem olnud insult. Ja kõik need toredad inimesed jagati 2 gruppi, millest esimese liikmete süstoolset vererõhku alandati alla 140 ja teiste liikmete süstoolset vererõhku alla 120. Ja tulemused olid sarnased esimesele uuringule ehk siis alla 120 grupis vähenes raskete südamehaigusjuhtumite arv 12%. Ehk isegi juhul, kui sul on diabeet või sa oled saanud varem insuldi, on radikaalsem süstoolse vererõhu alandamine sinu puhul väga mõistlik. Ma olen seni rääkinud kõrge vererõhu mõjust südametervisele, aga tegelikult me teame tänapäeval väga hästi, et kõrge vererõhk tõstab oluliselt ka vaimse tervise riske. Näiteks selles teadustöös, mis oli omamoodi täna esimesena tutvustatud uuringu jätku-uuring, leiti, et vaid 3,3 aastat, mille jooksul alandati alla 120 grupis vererõhku enam kui alla 140 grupis, vähendas katsealustel märkimisväärselt dementsussümptomite hilisemat avaldumist. Ja selles teadustöös
Leiti omakorda, et kui sul on 50-aastaselt süstoolne vererõhk vahemikus 120–140, siis on sul 60-aastaselt suurema tõenäosusega probleeme vaimuteravuse ja vaimse võimekusega. No mida siis teha, kui sa tahad olla elus, terve ja lisaks kõigele veel ka terav pliiats, aga su süstoolne vererõhk kipub regulaarselt tõusma üle 120. Loomulikult on olemas tõhusad ravimid, aga lisaks neile või teatud juhtudel nende asemel saad sa ka oma tervisekäitumisega üht-teist ära teha. Ja ma tutvustangi sulle nüüd paari nippi, mis aitavad sul vererõhku alandada. Esiteks on väga oluline olla füüsiliselt aktiivne ja teha regulaarselt tervisesporti. Vererõhku aitab alandada igasugune sport, sealhulgas nii aeroobne aktiivsus kui ka lihastreening jõusaalis. Aga kui erinevate sportimisviiside mõju vererõhule on kõrvutatud, siis on leitud, et enim alandavad süstoolset vererõhku isomeetrilised ehk staatilised harjutused. Seega on näiteks mõistlik jooksutreeningu või lihastreeningu lõppu aeg-ajalt paar seeriat seinaistumist või planku teha ja üritada siis mõlema harjutuse kestvust korduseid seeriaid pidevalt tõsta. Teine meetod süstoolset vererõhku vähendada on tarvitada vähem soola või siis tarvitada selle asemel soola asendajat või lihtsalt vähendatud naatriumisisaldusega soola. Paljude väga heal tasemel teadusuuringute tulemuste kohaselt on see väga tõhus viis süstoolset vererõhku mõnevõrra allapoole viia. Mina ise kasutan muide pansoola, milles on vähendatud naatriumisisaldus ja selle asemel on lisatud kaaliumkloriidi ja magneesiumsulfaati. Kolmas viis ravimivabalt vererõhku alandada on juua regulaarselt peedimahla, sest sel on samuti kusjuures üllatavalt suur mõju süstoolse vererõhu näitaja alandamisele. Süstoolset vererõhku aitab alandada ka regulaarne saunatamine, kusjuures selgelt on näha, et mida pikemalt ja sagedamini sa saunas käid, seda tugevam on ka positiivne mõju. Aga silmas peab pidama, et rohkem ei ole alati uhkem ja kõige magusam saunakuumus jääb sinna 80–85 kraadi juurde. Sest kui sa vajutad gaasipedaali põhja ja lähed nii-öelda kaugemale, siis on esialgu positiivne mõju väiksem ja mingist temperatuurist alates võib see hakata vererõhule ja südametervisele laiemalt ka mõnevõrra negatiivselt mõjuma. Ja veel üks väike vererõhu häkk. Me teame tänapäeval hästi, et vererõhku alandavad nii kaaliumirikaste kui ka kiudaineid sisaldavate toitude tarvitamine. Ja selles plaanis on hea lüüa, nagu öeldakse, 2 kärbest 1 hoobiga ja võtta oma menüüsse neid mõlemat suures koguses sisaldavad toiduained. Nagu sa näiteks antud tabelist võid näha, on näiteks kuivatatud aprikooside puhul selline teadmine meil, et need on absoluutselt fantastilised kaaliumiallikad ja lisaks sisaldavad ka korraliku koguse kiudaineid. Nii et see on selline väike vihje sinu poeostu nimekirja jaoks. Kui sind huvitab, milliseid muudatusi tuleks oma toitumises veel teha, et vererõhku alandada, siis soovitan ma guugeldada ja laiemalt uurida sellist asja nagu DASH dieet. Ja väga lihtsaks ja tõhusaks viisiks vererõhku langetada on kehakaalu langetamine ning teadusuuringutes on leitud, et vererõhu langus on suhteliselt proportsionaalne kaotatud kehakaaluga. Ehk siis iga kaotatud kilogramm annab ligikaudu 1 punkti süstoolse vererõhu langust. Kokkuvõtteks, kui sa tahad olla kõrgemas vanuses elus ja terve nii füüsiliselt kui ka vaimses plaanis, siis peab su eesmärk olema hoida oma süstoolset vererõhku alla 120 ja ära unusta regulaarset lihastreeningut, sest see ka loomulikult tõstab su elukvaliteeti väga-väga olulisel määral. Ja näed, saingi tänase video tehtud, kuigi hääd suurt ei ole. Nii et jõusaalis näeme!